12 hakkasime sõitma kella 2 saama. Nii et natukene on veel minna, aga meil on mingi sirutuspaus 10 minutit ja ma juba näen seda ilusamat osa Filipiinidest. Aga vaadake. Nii ilus. Täna võib ühe saiakse lubada, sest et me sõime hommikust kell 10. Kell saab 2. Need näevad nii head välja ka, vaadake neid. Lähme oma hostelisse ja siis vaatame, mis saab pakiks asjad lahti. Me jõudsime kohale. Väljast näeb ta välja selline. Ülimõnus. Nii. Nüüd ma näitan teile meie tuba. Nimelt. Tuled siit ust sisse. Vaatame, kaua me vastu peame siin. Esimene emotsioon. Tore. Täna on teisipäev, 2. detsember. See tähendab, et mul on sünnipäev. Ja nüüd ärkasin ruttu ülesse, panin päevitusriided selga ja lähme randa päevitama, kus Martin mind juba ootab. So blue, feel the ocean, just me and you. Sandy beaches, waves so high. Summer love, let's touch the sky. Dance, dance in the summer heat. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tänase päeva õhtut. Hommikul ma rääkisin teile, kui ma läksin päevitama Martini juurde ja nüüd on juba õhtu. Kell on, ma ei tea, mis kell on. Kell hakkab 8:30 saama. Tänane päev on olnud väga tore. Pärast seda, kui me päikse käes olime, siis Martin tegi mulle sünnipäeva kingituseks, meile mõlemale sünnipäeva kingituseks massaaži nii kehale kui näole, mis oli mulle väga suur üllatus. Ja pärast seda üllatust me käisime söömas ja siis läksime korraks koju, puhkasime natukene ja tulime nüüd õhtul välja. Me võtsime endale kerget ringi
ja istusime mere ääres, rääkisime väga sügavamõttelisi vestlusi ja kui tänulik me kõigel oleme. Ja siis käisime uuesti söömas ja rääkisime samamoodi väga ägedaid vestlusi. Ja nüüd me tulime meie endiste hosteli sõbra onu kohvikusse kooki sööma, sest me olime seda varem proovinud ja vaadake, kui head need koogid välja näevad. Ja need maitsevad veel paremini, kui need välja näevad. Ja need inimesed, kes on töötavad, on nii toredad. Ja see tänane päev on tõesti väga tore olnud. Itile vääriline päev. Ja tõesti, nii et aitäh kõikidele õnnesoovidele ja näeme, kui mitte homme, siis ülehomme kindlasti. Ciao! Yeah! Happy birthday, happy birthday. Thank you! Happy birthday! Tagai! Yes, I only very got good one. memory. I'm impressed. I was going to say short guy. Second small guy. Tere hommikust, kell on 7. Täna on 4. detsember ja meie lähme Martini sünnipäeva tähistama. Ma ei hakka isegi teile mitte seletama, kuhu me lähme või mis me teeme, aga küll te näete, nii et see tuleb üks ülimalt äge päev. Kodus, Martin, kuidas on emotsioonid? See on nii fucking lahe ja mul nii väga meeldis see. Ja kõik inimesed, kes kaasas olid ka tored. Ja tegelikult oli nii lahe vaadata, et Tiitil oli ka tore. Oli küll tore, aga nüüd on natuke väss olla. Käiks pesus ja siis puhkaks ja siis läheks kooki sööma. Juhu! Happy birthday, happy birthday. Nüüd on niimoodi, et kui nagu te kuulsite meie algset plaani, siis see natuke muutus, sest et Edu mängis meile väikse vingerpussi ja nüüd mina olen siin natuke rahulikumus režiimis, aga Martin läks edasi seiklema. Joder, mañana o el lunes, tía, aclárate, porque yo también lo quiero hacer, coño. Nii et Te dije yo que iba a hacer mañana. Vale, pues mañana lo hacemos. Pues tú te vas mañana y yo me voy pasado. aga mina nüüd puhkan natuke. Vabandan. Ma ei ole selles nii hea kui Niti, aga
Itil on jalgu alus, nii et Iti jäi hostelisse. Aga mina tulin mägedesse, täiesti nagu meeletult ilus. Ma sõitsin siis Osmena Peaki juurde, olengi praegu siin, aga kuna ilm on veits vihmane siis, ja pilvine, siis ei saa väga sinna tippu praegu ronida, sest esiteks on libe ja ei näe väga midagi. Aga me tuleme siia kindlasti tagasi. Lihtsalt meeletult ilus oli sõita. Ma ei tea, see landscape, mis on eesti keeles landscape? Maastik on lihtsalt nii ilus. Olen seletu. Nüüd söön oma rõpse. Väike puhkepaus. Ja siis sõidan edasi. Teekond jätkub. Kui keegi arvab ära, mis vili see on, siis vana kümneka. Ma ei ütle praegu. Hello! I know one thing, maha kita. Nagu ma ütlesin, siis teekond jätkub. Okei, oota, see kukub ära. Ma olen natuke pimeda peale jäänud. Aga teeme ruttu. Oi, võtsi. Vihma sajab, nii et vihma käib selga ja oi, see on nii blurry. Ma jäin pimeda peale, kurat! Vihma sajab. Ma olen reaalselt nagu sügaval mägedes veel. Aga ma jõuan koju, see on minu missioon. Ai, potsi. Ai, jah. No, kurat! Jee, meie 2 nädalat hakkab vaikselt läbi saama, meil on veel 2 päeva siin Filipiinidel ja siis juba lähme Vietnamisse. Nii kaua nautige meie ilusat vaadet, kuni meie päevitame. Ew. Meile väga midagi muud filmida ei ole, sest peale selle ilusate vaadete, siis vaadake, kuidas me sööme. Me peame vabandama teie ees. Vabandust. Martin ei tea, mille pärast. Me vabandame teie ees sellepärast, et me kadunud oleme olnud ja pole väga filminud, sest et mul on jalg haige ja siis me pole väga midagi teinud. Olemegi siin hommikul ärkanud ja söömas käinud ja siis arvutis Martin kas videot monteerinud, mina muid asju teinud. Et jah, me ei ole nagu väga sellist liikumisasja teinud, aga me võime näiteks filmida teile, kuidas me sööme või mis me sööme ja kui teid, ma ei tea, kas teid huvitab seda, aga see on üks variant, mis me võime teha, kui me pole mingit tegevust plaanis. Või siis seda, et kui palju mingi asi maksab. See video kindlasti 1000 mingi hetk. Aga me vabandame praegu ja me üritame ennast parandada. Oh, everybody filming.
ai, Martin, millega sa hakkama said? Somewhere in this bag. Martin, 3 asja, mis sa Filipiinidelt või Mola poolt kaasa võtad. Enese kaasleidmine, enese kasv on suur üks asi. Teiseks, kuidas keskkond suudab mõjutada ja kolmandaks, kuidas ikka ja jälle inimesed mind üllatavad. Väga tore. Mina võtan kaasa parema versiooni iseendast. Siis väga head mälestused, see waterfall ja need väljas käimised. Need olid väga toredad. Ja sünnipäevanädal oli väga äge. Ja muidugi ei saa unustada Filipiini kohalikke inimesi, kes tegelikult olid, tahaks öelda sama toredad kui Bali kohalikud. Või noh, olidki. Mis ütleb mida? Head aega Filipiinid ja tere tulemast! Tere!